Tšau kõigile, Merka täna jälle siin Tartus, aga me proovime täna Hiina snäkke ja see on nüüd 3. osa. Tada! Ja ma ei ole eriti elevil, ütleme niimoodi, või selles suhtes, et saate must aru küll, et mina pean neid proovima, eks ole, et teile võib olla huvitav vaadata, mul oleks ka kindlasti huvitav vaadata, kui keegi endale mingit jama sisse sööb, aga ausalt öeldes ma ei ole eriti nagu ülimalt excited, sellepärast et seekord ma leidsin selliseid asju, mis mulle nagu üldse ei meeldi. Ja mul on see karp siin on kõik asjad mul sees ja mul on need väga kaua kusjuures kodus olnud, et ma ei imesta, kui mõni nendest on juba aegunud. Aga ma mõtlesin, et oleks aeg lõpuks see Hiina snäkkide video ära teha, kuna see oli siis teie poolt nii nõutud ka. Ja mis seal muud ikka, et alustame ja ma võtan siit täiesti suvalises järjekorras esimese snäki. Ja selleks on hea valik, Merka. On selline. Ja võib-olla näete siit läbi. Ja see on see 8 jalg, squid. See on kuivatatud 8 jalg, eks ole, mis seal halba on, aga ma ei söö isegi üldse 8 jalgasid, minu arust need on nagu suht näästid. Nii et jah, et hell no, nagu mida asja. Selles suhtes, kui sa tahad seda süüa, siis palun, ma hea meelega annan selle sulle, et sa söö see ära. Nagu miks inimesed söövad sellist asja, see peaks prügikasti minema. Ma panin megalt hästi ennast riidesse ja mul ei ole üldse palav ja ma üldse ei higista. Mis otsast ma seda peaksin sööma, nagu öelge, nagu see pole kuskilt otsast söödav. Ülevalt ma kindlasti mitte ei alusta, siin oli raudselt tal pea. Oh, Jesus Christ, ma saan raudselt toidumürgituse, ma tean juba ettena. Midagi teha ei ole. Okei, ma võtan siukse väikse otsa. Njam. See on magusa maitsega, mis ei ole kõige hullem, aga reaalselt seda ei suuda närida isegi minu koer. Ja minu koer on kiskja. Ma raudselt panen ropsi selle video lõpuks raudselt. Okei. Jäägu, et oh my god. Esiteks, algul ei olnud hullu, see maitseaine ei olnud nagu kõige jubedam, siuke magus ja siuke mahe on ju. Aga lõpus, kui ma hakkasin nagu seda närima, siis tuli räige kalamaitse, nagu rõve kalamaitse, siuke kilu, kuivatatud kilu. Okei, ma panen selle ruttu siia prügikasti. Ma ei taha seda silma otsas ka enam näha. Ma sain vähemalt esimese ülesandega hakkama. Ma vähemalt proovisin seda. Tubli. Liigume edasi. Nii. Ja meil järgmiseks siis võtame siit kastist on selline asi. Ja täpsemalt need on ka kuivatatud need 8 jala mingi asjad marineeritud. Hello there, hello, kes tahab? Aigu hea. Bibi, tule söö ära. Oi. Ma peaks endale kahvli võtma, aga mis seal ikka. Ja see on siis see kuivatatud, marineeritud 8 jalg või mis iganes. Ja mis seal ikka, see lõhnab nagu halvaks läinud koeratoit, aga head isu. Vürtsikas.
okei, see on nii ja naa. Ikka on rõve. Äkki mõistki valesti, see on rõve. Aga ei, liiga vürtsikas. Ma ei meeldi. Ma ei suuda. Tavaliselt need tooted ei ole nagu üldse vürtsikad olnud, aga see millegipärast oli. Selles suhtes, et isegi hea, et oli vürtsikas, siis seda mingit rõvedat kalamaitset ei olnud eriti tunda, aga ikkagi see on nagu minu arust liiga vürtsikas, et seda üldse süüa, et nagu maitset ei ole, et miks sa seda üldse sööd, nagu samasti sa võid lihtsalt nagu vürtsi keele peale panna. Need on siis sellised helbed. Need näevad välja nagu saepuru ja need peaks olema siuksed tuunikala laastud ja neid siis Hiinas või Jaapanis pannakse erinevate toitude peale ja siis nad nagu lendlevad toidu peal, siuksed hästi õhulised ja hästi ägedad jäävad. Et kui ma olin Hiinas, siis pandi mulle ka neid ühe toidu peale ja mulle täiega nagu maitsesid. Et neil on siuke õrn selline kalamaitse. Nii, paneme keele peale. See on raudselt mingi kala, nagu tuunikala oli seal eBay's kirjas. Ja ütleks niimoodi, et see ei ole nagu kõige hullem. Et täitsa söödav. Ja minu arust nad näevad nagu toitude peal hästi lahedad välja, sellised hästi õhulised on. Sellised hästi õhulised. Sellised. Nice. Järgmiseks on meil siis jälle üks kala. Ja see on siis, ma ei tea, mis kala see siin peal on. Siin on näha, aga kirjas oli, et see on nagu mingi kalasnäkk. Ühesõnaga see peaks olema siis kalamaitsega. Lõikame selle lahti. Toodetavasti see ei ole delfiin. Siin peal oleks nagu delfiin. Nii imesta. Mis seal ikka, võtame selle kõik välja siis siit. Ja see näeb välja selline. Mis ma just avastasin, et mulle tundub, et see üks ongi nagu mingisugune väike kala tervelt ära marineeritud. Sellepärast ma näen nagu siin mingi selgroog või mingi asi oleks sees. Jumala lasta. See tundus nii normaalne, aga rikkus kõik ära. Ma pean selle lahti tegema, sorry. Joo, siin on kala selgroog sees. Ma ei tea, kas te näete. Täiesti lõpp. Ma võtan väiksema tüki. Palun andestage mulle jumala eest. Ei, veel kord, ei. Mul on päris palju asju siin veel jäänud ja võtame selle, mis siia peale kukkus meil. Siin on mingisugune selline toode. Ma ei tea, mis see täpselt on, aga see tundub, et see on mingisugune liha. Võib-olla on see ka mingisugune juurvili, sest seal Hiinas söödakse hästi palju selliseid juurvilju. Tundub, et see on juurvili. Vaadake. See näevad välja nagu 2 neeru. 2 küüliku neeru. Miks ta nii rõve peab välja nägema, nagu ma ei saa aru. See on reaalselt nagu mingi jänese maks või jänese neerud, noh. Miks? Ma loodan, et see on mingi ingver või mingi siuke värk. Ma ei tea, ma pärast kirjutan siia alla, mis see siis on siis ikkagi. Ma ei suuda ühtegi asja normaalselt süüa. Need ei ole söödavad. Kus mu paber on?
sellel oli nagu mingi hästi huvitav tekstuur, selline õhuline, et nad olidki nagu mingisugused ingverilehed seal, aga ikka ei maitsenud. Mis vahet, kas see on kala või ei ole, aga mulle ikka ei maitsenud. Liigume edasi siis järgmise toote juurde ja meil on, ma ei taha seda. Võib-olla näete, võib-olla mitte, aga tegemist on pardikaelaga. Kui ma siiamaani ei ole praegu oksendama ega öökima hakanud, siis nüüd on see aeg. Ei. Oh my god. Ei. Ma ei suuda seda süüa. Appi, ma viskan kohe pildi tasku, see on hullem kui sünnitamine ju. Appi, mul jookseb silmadest vett. Issand, siin tuleb ju päris part juba välja. Vaadake, siin on auk sees, see on nagu kaelaauk. Mina seda ei söö, andke andeks. Seda ei söö. Ma tean, mida see meenutab. Meenutab mulle siis, kui ma esimest korda proovisin seda kanajalga ja see on täpselt sama tekstuuriga, selline nagu tarretis on peal. Ma ei suuda neversit nagu suurt tampsu hammustada, andke andeks. Ma võin proovida seda maitsta, aga... Pehme! Ja siin on reaalselt kondid sees. Oh, Jesus Christ, see on nagu selgroog või kaelalülid. Näete jah? Ma maitsen seda tükki siit juurest. Mul tilgub nina. Nina tilgub. Tatti tilgub. Vürtsikas. Ise ka ei tea. Ma üritan seda neelata, oodake natuke. Okei, kusjuures see on jumala hea maitsega nagu kanaliha. Ei ole üldse hullu. Aga nagu miks siin peavad need kondid sees olema, nagu kas süüakse koos kontidega või kontide ümbert. Ma ei tea, aga see ei olnud kõige hullem lihamaitse. Ja see vürts ei olnud ka see sama vürts, mida nad kogu aeg kasutavad, et siin on nagu midagi muud. Siukest nagu Eesti pärast isegi, et see ei ole kõige hullem isegi. Ja mul on hea meel, et me saame selle ära visata ja oma eluga nüüd edasi liikuda, eks ole? Nii, kõik on korras. Ja taega pardikael. Mis meil siin veel nüüd on? Meil on siin paar asja jäänud. Võtame sellise asja, siin on nagu mingisugused sellised. Ja ma ei tea, mis need on. Need tunduvad olevat nagu mingisugused juurviljad. Vähemalt see ei ole nagu mingisugune liha. Need on reaalselt mingid kapsalehed või mis iganes. Ma loodan, et see ei ole vürtsikas jälle. See vürts rikub kõik asja ära. Kapsas. Eukurõve. Rasvane. Ausalt öeldes see oli hullem kui see pardikael. Sest see tekstuur on nii rõve nagu krõmpsupakk hambal aknal. Ja see ei ole üldse isuäratav. See on nagu suht nästi. Hullem kui see pardikael kindlasti. Nii, aga lähme edasi. Okei. Stopp. Mäletate, esimesel korral ma sõin seda 100-aastast muna, mis oli musta värvi, onju. Ja mis oli maailma kõige rõvedam asi, mida ma üldse olen proovinud. Ja täna on mul siin 3 sellist muna ja need tunduvad olevat siis need vutimunad. Vau, ma mõtlesin isegi välja. Vutimunad. Marineeritud vutimunad ja siin tundub olevat, et neil on koored ka peal. Selline.
võtame teise ka välja ikka. Paneme mõlemad põske ja njam. Miks need nagu koortega on selles suhtes nagu, vahet ei ole selles suhtes nii või nad oleks isegi ilma kooreta rõve. Merili hinga. Sa said sünnitusega hakkama ja saad ka sellega hakkama, nii et anna aga minna. Ma praegu teen endale nagu sellist challenge'it, et kas ma sünnitaksin korra veel või võtaksin ja sööksin selle muna ära. Ma sööksin ilmselgelt selle muna ära, aga see ei ole kerge, on ju. Loodan, et siin ei ole mingit tibu sees, on ju. Okei, ma pean selle jälle lahti tegema, ma ei suuda ju niimoodi. Ja sees on muna, võila. Ja see on täpselt samasugune nagu eelmine kord oli, kus ma oleks reaalselt ropsima hakanud. Aga see kord on koos koortega. Miks? Need muna asjad on reaalselt kõige rõvedamad asjad üldse, mida Hiina snäkkidest sa võid süüa. Ei ja veel kord ei. Aitäh, kes mulle kaasa elas. Aitäh, ma sain sellega hakkama, aga ma seda alla ei söönud, alla ma seda ei neelanud, sellist nalja ma teile ei paku. Viimane asi on siis selline ja need on täpsemalt nuudlid, eBay's tellitud nuudlid ja need peaks olema siis vürtsikad nuudlid. Nagu teate, siis Eestis müüakse ka vürtsikaid nuudleid, mis ei ole üldse vürtsikad. Seega, ma mõtlen, kui nagu ikka China värk on, et siis peab nagu olema tipptasemel spice, on ju. Ja ma panin need juba vette ligunema ja siin on siis kaasas nagu maitsaine ja siin arvatavasti on see vedelik, mis on siis selline spicy. Vaadake, kui suured need on, nii lahedad, nagu lokid. Et see oleks siis vürtsikas, on ju. Seme. On küll. Kalk. Jah. See maitsaine sögu, mis ma panin sinna peale, seal oli minu arust mingi sellised chili helbed hoopis peal. Et tundub, et see möks, mis see vedelmöks oli, et see ei ole nagu väga vürtsikas, aga just need mingisugused chili helbed on seal sees. Et need on suht siuke vürtsikas, aga siuke mõnus nagu tuline tunne on suus, et ei ole nagu kõige hullem, et mina kui selline mitte vürtsika armastaja nagu kannataks selle ära süüa pika peale. Aga jah, muidu on maitse hea ja värki-särki, aga minu üks igapäevaseks söömiseks natuke liiga vürtsikas ja mitte maitse. Aga ongi selleks korraks kõik suured tänud, et siis mulle kaasa elasite nende asjade maitsmisel ja kindlasti pane siia kommentaari, milline asi tundus sinu jaoks kõige rõvedam olevat, mida sa ise ka ei prooviks. Aga ärge unustage panna selle videole like ja ärge unustage subscribe ida minu kanalile ja siis kohtume juba järgmisel korral, nii et tšau!